Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame siis, mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu, mis on sinu soovid temaga seoses ja mis on tema soovid sinuga seoses ja mis on teie vahel. Ja hakkame vaatama. Mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu, mis on sinu soovid temaga seoses, mis on tema soovid sinuga seoses ja mis on teie vahel. Teie vahel. Ilmselt võib-olla praegusel hetkel ei ole teie vahel nagu kõik päris okei. Siin võib olla natuke jahedust, eemalolekut, võib-olla on jälgimist, kas sina jälgid teda või tema jälgib sind, võib-olla on ootamist, vaatamist, mis saab edasi, kas saab edasi. Võib-olla on ka suhtlemist, aga vähesel, ma ei tea, kas nüüd vähesel määral, aga pigem niisugune jahedus. Pigem niisugune jahedus ja võib-olla on tulemas siit suhtlust, aga praegusel hetkel, ja ta võib olla, suhtlus võib teie vahel olla, aga pigem selline jahe, eemal olev või vähene. Ja see näitab seda, et ilmselt teie vahel on midagi, mis hetkel võib-olla ei klapi või on teid kuidagi üksteisest eemaldunud, olete üksteisest eemaldunud. Et siin on nagu mõttepaus või mõttekoht, mõtlikkus, ootus, jälgimine, et mis nüüd edasi saab, või oodatakse, võib-olla sa või tema ootab, et millal nagu kontakti võetakse või ühendust võetakse, et see suhtlus algaks või oleks. Võtke siis, kuidas teiega endaga resoneerub, mida tunned sina tema vastu? Sina tegelikult tunned siirast armastust, hoolivust ja siirust tema vastu, avatust, tahaksid avatud olla, tahaksid talle võib-olla armastuse karikat pakkuda, tahaksid temaga koos olla, tahaksid seda romantilist, siirast koos olemist temaga. Aga ilmselt teie suhe on siis nagu võib-olla natuke lõppenud. Et siin on seda kurbust karikate viiega, et sul on emotsioonid üleval mingil määral ikkagist. Sa püüad sellega nagu tööd teha, et sa ei taha nagu, sa püüad sellega nagu tööd teha sellisel viisil, et sa ei taha nagu nendesse emotsioonidesse päris ära uppuda. Ja võib-olla sa keskendud rohkem oma tegevustele, oma tööle, oma teistele tegevustele, et mitte siis nii väga mõelda võib-olla ka selle peale. Aga sul on siin mingisugune sisemine lein või lahkuminek või kurbus selle inimesega seoses, kuigi sinul on ta vastu siis tegelikult väga sügavad ja armastavad ja siirad ja tunded. Ja tegelikult sa nagu sooviks väga temaga nagu midagi koos luua aga sa pigem praegu tegeled iseenda emotsioonidega
sest praegusel hetkel on mingil põhjusel siis temaga seoses tekkinud mingisugune selline situatsioon, kus sa oled siis kus sinu siis need unistused ja soovid ja ei ole realiseerunud ja pigem on lõppenud. Ja nüüd sa üritad siis iseendaga võib-olla pigem tööd teha, et sellest nii-öelda sellest väljuda, sellest ringist. Sest tegelikult sul on, see olukord on sinus emotsioonid esile toonud ja sa oled nagu kuidagi sellises seisus jah, kus sa võib-olla leinad või kus sa kurvastad selle üle, et kõik miski välja nagu ei tulnud või selle inimesega välja sedasi ei tulnud. Võib-olla sellepärast on ka siin siis jahedus ja mõtisklemise hetk, aga kui sisimas tegelikult sa ikkagist sooviksid temaga jätkata seda suhtlust, seda olemist, seda jagamist. Võib-olla sa ootad temalt nagu justkui seda, et ta nagu võtaks sinuga ühendust või sa tahaksid ise võtta, aga sa pigem nagu jah, keskendud rohkem siin iseendale. Mida tunneb tema sinu vastu? Tema tunneb sinuga kõik armastaja, karika äss ja karikat 3 välja tulnud. Ka emotsionaalsed emotsioone sinuga seoses, ta tunneb nagu ennast tegelikult talle on meeldinud sinuga koos olla, sa meeldid talle, ei ole siin sellist asja, et sa ei meeldiks talle. Ta näeb sinuga potentsiaali, võimalust, armastuse jagamist, ta tunneb sinuga koos olles rõõmu, rahulolu, sinuga vesteldes, sinuga koos olles, kuidas iganes. Aga ilmselt siin on siis, ma näen, et 3. osapooled, mis rõhutab siis armastaja ja karikate 3. Et esiteks tuleb siin ka valikut teha või kui ei tehta, siis paraku jah, võib-olla siis sina tunned ennast nüüd natuke kehvasti, seepärast et sa ei saa seda armastust jagada, seepärast et tal on juba nii-öelda see partner olemas või suhe või mida iganes. Ja siis see 2 kaarti rõhutavad vägagi sellele valikutele ja 3. osapooltele. Siin on nagu näha ka 2 kaardi peal justkui need 3 inimest. Et sellepärast ei saa ka seda võib-olla seda potentsiaalset armastussuhet arendada või koos täiel rinnal seda nautida, kuigi tema ikkagist tegelikult ma näen, et tema tahab teie suunas liikuda ehk siis ühendust võtta ja ta on ikkagist nautinud ja tal on teiega hea olla koos. Aga ja et sa oled temas nagu ilmselt toonud need tunded, emotsioonid esile, mida ta tunneb sinuga koos. Need on emotsioonid, head emotsioonid ja ta tunneb seda armastust, seda, kuidas võib-olla sinuga suheldes tema karikas täitub. Aga neid armastavaid tundeid ta päris kindlasti tunneb su vastu. Ja ilmselt ta võtab ka mingil hetkel võib-olla ühendust, praegusel hetkel tal igatahes võib-olla jälgib ka, ootab või vaatab, mõtleb ka võib-olla sinu järgi. Mis soovid on sinul temaga seoses? Ja siin on väga armastavad tunded üksteise suunas, et sinul on tegelikult, sa sooviksid tegelikult seda armastust ja teda näha ja temaga koos olla.
tihti võib-olla tekib selline kärsitustunne, et millal sa juba näed või millal sa juba kohtud temaga või millal ta võtab sinuga ühendust. Aga siin on jah sellist rahutust ja külmust, sellepärast teie vahel on paratamatult vahemaa ja osadel võib-olla kindlasti siin võib olla potentsiaal ka, et ta tuleb teile, teeb mingi ettepaneku, teeb valiku ja siin on potentsiaal tegelikult uueks armastussuhteks, emotsionaalseks heaolutunde loomiseks on siin olemas see täiesti, aga sa tunned jah seda armastust tema suhtes, vastastikune armastus ilmselt, aga mingil põhjusel siis te ei saa nagu päris koos olla, vaid distantsil, mis kurvastab sind väga. Võtke siis vastavalt endale, kuidas resoneerub, kellel on siin kolmandad osapooled, kellel on võib-olla lihtsalt distants. Ja siin on soov ikkagist nagu näha ja kogeda ja olla sinul. Mis on tema soovid sinuga seoses? No praegu ta on vaikib ilmselt, ikkagist on teie vahel vaikus. Ta püüab võib-olla kuulata oma sisetunnet või intuitsiooni või kas ta üldse seda oskab kuidagi teha, aga vaistlikult võib-olla, ebateadlikult, võib-olla mõtiskleb nende asjade üle, aga siin on palju segadust ja tal on nagu valikud. Et ta tegelikult tahaks sinuga seoses siis seda edukust tunda, aga kuna tal on nagu valikud, mida teha, ilmselt sina oled siis siin mingil määral ka olnud, kellelgi on kindlasti ka siin see pole avalik suhe teie vahel, just nimelt selle tõttu siin tuleb ilusti see armastus kolmnurk välja siit. Ja temal on siis need valikud, mida teha, eks ju, aga ta kas ta on seda jaganud või ei ole jaganud, aga ilmselt ta ei tea, mida siis teha. Ta pigem sooviks, et see suhe võib-olla hetkeseisul, ma näen, et pigem sooviks, et ta oleks nagu peidus või varjatud, sest sellest tekiks väga palju segadust ja tema võib-olla selline elu olukord, situatsioon nagu saaks kannatatud või kannatab selle all ilmselt siis. Aga siin on jah alateadlikke hirme väga palju ja ka sellist sõltuvust ja iha ja kirge tõmmet. Mulle tundub, et siin on ikkagist kolmandad osapooled tugevalt seotud. Ja praegusel hetkel ongi võib-olla või siis see situatsioon on päris pikalt olnud nagu paigalseisus. Te trigerdate väga palju enda alateadlikke hirme siin välja, et siin ei ole suudetud otsust langetada ilmselt ja on kogu aeg nagu langetud selle iha kütkesse. Aga samas see nagu ei vii, nagu see suhe ei vii nagu ka kuigi palju edasi, ta nagu tammub ühe koha peal, et siin ei toimu mingisugust erilist muutust või muutuseid ja siin nagu on kõik nagu paigalseisus, ei toimu edasiliikumist.
ja jällegi hästi sellises kaitsepositsioonis olekus oldakse. Ja ikkagist need mingisugused varasemad otsused on siin olnud nii ja naa, et ei ole suudetud otsuseid võib-olla langetada. Ja siin ei ole nagu päris kindlat suhet teie vahel, aga siin on hoolivus. Teie vahel hoolivus, suur hoolivus ja armastus. Aga ilmselt siis keegi on juba oma nii-öelda impeeriumi loonud, millest ta juba siis on pikemat aega olnud. Ja võib-olla ei taha ka seda, võib-olla sellepärast ka see segadus ja ei taha seda nagu lõhkuda. Sest tema maine kannatab kindlasti selle all. Või siis ta vähemalt arvab, et selle all kannatab tema maine. Siin on hästi sellist egost lähtumist. Sest ta võib soovida ju, et teie suhe sellisel viisil jätkuks, et ta oleks pigem nagu siis varjatud või aga ta ikkagist sooviks nagu justkui seda edukust teie vahel. Ja ta saab ilmselt ka teie kaudu mingisugust tunnustust, heaolutunnet tunda. Aga ikkagi ta ei suuda nagu neid valikuid teha, ta on üsna siis segaduses või siis ei taha üldse selle peale mõelda, seepärast et neid valikuid on jah palju. Või siis kaks varianti, vahet ei ole. Aga segadus siin on, illusioonis olemist, egost lähtuvalt elamist. Ja tegelikult siis liigutaksegi selles situatsioonis hoogsasti või on liigutud selles situatsioonis hoogsasti sellisesse kaitsepositsiooni, kus siis antakse ka võib-olla teada või antud teada, et lahkuda sellest situatsioonist ja liikuda edasi siis üksinda võib-olla, aga see hoolivus on ikka siin olemas, jah. Ja siis nii-öelda püütakse kontrollida oma seda sisemaailma ja samas oldakse leebega, ei olda siin eriti agressiivne. Aga jah, sisimas soovitakse siin ikkagist, et see suhe võib olla oleks romantiline ja et sealt saaks ikka kokku ja et need valikud tehtakse, aga pigem ma näen, et siin on siis see lõppend. Et oma unistuste suunas siis rohkem liikuda. Ja tundakse sellist üksindust, mahajäetustunnet, et emb-kumb siis. Ja minu poolt siit kõik, loodetavasti oli seda põnev kuulata ja ma ei tea, kui abi sellest on, et ega sellest vist suurt abi nii-öelda ei ole selles suhtes, et ega see muutus ei toimu, kui sinu enda sees muutust ei toimu, siis ei toimu ka sellest muutust, kui sa nüüd saad teada, et jah, ta hoolib, aga sellele ei tasu lootma jääda, seepärast et inimene hoiab ennast selles illusioonis, et ta võib tagasi tulla. Aga selles illusioonis elades siis sa suunad ikkagist pilgu väljapoole ja otsid seda armastust väljapoole selle asemel, et suunata see pilk iseenda sisse ja hakata muutuseid tegelikult päriselt sealt kaudu looma, seepärast et sinu reaalsus kajastubki läbi sinu sisemuse ja sinu vibratsiooni, sinu sisemise vibratsiooni. Ja see, kui see inimene parasjagu ei suuda otsustada ja ongi sellises situatsioonis, oletegi sellises situatsioonis, siis see ei tähenda kindlasti seda, et sa peaksid teda nagu kuidagi süüdistama või temale näpuga näitama, vaid ikka vaatama iseenda sisse. Sest me arvame nii, meid on õpetatud elama niimoodi, et vaata välist, vaata väljapoole,
vaata, milline tema on, vaata, milline tema on, anna sellele hinnangu, see ei ole normaalne, see ei ole õige. Aga tegelikult saab alguse kõik sinu sees olevast energiast. Seda, mida sina võngud, seda sina saad kogeda oma välismaailmas, selles füüsilises 3D reaalsuses. Ja kas see on päris reaalsus? Või on see sinu sisemaailma projektsioon, simulatsioon? Suured tänud vaatamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!